Eero, mis teed seal? Mis mässad? Puitu. Kerr. No nii, suvi hakkab läbi saama. Mis me teeme siis? Väljas teeme, kasutame viimaseid sooja ilmu. Teeme süüa või? Teeme süüa midagi, jah? Pada on meil siin. Mõtlesime, et teeme äkki pilaffi. Usbeki moodi kuidagi moodi. Pilaffi või pilaffi? Siin, kuna me oleme Piruka mägedes, siis juhuslikult sattusime, siis nägime, et meil on ahi olemas siin. Katel leidsime siit. Mis me veel tahame? Lammas jooksis mööda. Lammas valmib, ohohoo. Lambale lamba palk. Me nülgisime. Kõrval kasvasid tibulad ja porgandid ja... Mis siin ikka? Tavai, paneme paja podisema. Kaasa võetud õli. Tublisti õli. Õli. Mis õli on? On ikka oliivõli või? Ei, kus sa sellega? Sa valeta vähemalt raisk. Säästumarketi õli. Meie õli on see. Nii. Otse pudelist. Laseme õli nüüd soojaks siin ja kuumaks. Lambaliha peale. Lambaliha peale. Tuleb oodata. Istume ja ootame. Soojendame ennast. Mõni minut või minut läheb vast. Keegi proovib äkki näpu, kuidas õli on juba sooj. Ma arvan, et vara veel. Siin võib jälle asa. Ai, katel on kuum. Õli on just paha asi, kuhu kuuma sisse seda ei tahaks pista näppu. Siin on meil jah ennem lambaliha nagu ära tükeldatud. Lammaga on ühel pool nüüd kuubikuteks. Kes lõikas? Lammas ise lõikas. Ise lõikas. Enne surma. Tegi itsari tegi. Jooksis läbi selle võrkaia. Proovime ühe tüki kuidas. Vara. Mis maakõks on see kuradi ploff? See peaks nüüd, ta on usbekid teevad, araablased teevad, türklased teevad, üldiselt moslemite rida. Need teevad nagu erinevad, et oleme täna moslemid. Mis on õige ploffi jook, pilaffi jook? Ploffi jook on kummus. Kummus või? Kas see on hobusepiim või? Jah, ma arvan küll. Kas sa ise oled ka hobusepiima täna või? Pidevalt. Laktoositalumatus ei piina teda täna. Nii et hobusepiim. Kas seda müüakse meil säästukas ka? Ei, meil ei müüda, aga me lähme Tal on piimamees. Hipodroomile täna. Et doonor on seal olemas, jah? Kui aga ploff hakkab valmis saama, me läheme hipodroomile kumõši jaoks piima otsima. Kuule, see õli hakkab võtma mingisugust tooni juba seal, ma loodan, et ta on nagu... Katel hakkab tumedaks minema. Siit on küll juba näha. Särtsub vähemalt. No nii. Jestkantab. Vaat kui kenasti ta säriseb. Nagu siin looduses ei ole nagu mingid kummikinded ega midagi, siis otse käega. Otse käega? Kasvata neid ka neid. Isegi mitte pintsette ei ole vaja või? Aga päris kenasti säriseb. Jaa. Asi toimib. Nii, meil on siin mingi tsiviliseeritud vahend ka kaasas. Ja ega me tund siia niisama nagu tühja kargama. Juhuslikult oli tagataskus segamisvahend. Kuidas sa nimetasid segamisvahendit? Ära mölise lennata. Sa lõpetasid hiljem Coca-Cooli, räägi mulle sellest. Ega vaata seda värki, et
oli Jamie Oliveri tangid, on ju? Nii. Kelle oma see on? Ja see on täiesti suvaline ja odav. Säästukas? Umbes nii, jah. Aga... Pada pobiseb oma ette. Meil on siin üks Usbekistani sugemetega tütarlaps, kes nagu andis selle retsepti meile. Kodumaa nimel olen nõus ka teie saates osalema. Räägi sellest sõrmest, et mis värk on selle pöidlega sul? Millise pöidlega? Kaua sa liha podisema siin oli see raisk? Noh, ütleme, tegi veerand tundi kindlasti. Aga mis ta peab olema nagu küpse või kuidas ta peab olema? Ta peaks olema nagu pruunistunud seal õlis. Et seest ta pole toores veel täitsa? Jaa, rahulikult, siis ta haudub riisiga ja porgandi ja sibulaga edasi pärast. Mis sa hindad, Eero? Mis temperatuur siin võib olla? Keev. Ma ei hinda seda. See on keeva oli. Oli 2. Keeva oli temperatuur on see. Et see on üks 190-200 kraadi. Tutvustame siis inimesi, kes tulid täna meile siia abiks nagu. Erki. Kust tuled? Eero juurest. Ja mis siin metsa tõi? Tühi kõht. Tühi kõht? Jah. Et lootus, et saaks ploffi. Kas sul on lamba suhtes nagu erilisi ootusi ka või? Et eriti vinska ei ole vist, hea oleks, hea ikka. Ja siin on meil üks naisterahvas ka, esimest korda Nuga ajaloos on naisterahvas meil saates. Kust tulete? Ja mis nimi on? Raili olen. Ja kus kohast tulete? Eismäel. Põline. Põline? Jaa. Oo. Mis te oskate öelda, miks te tulite siia täna? Mis te nagu tõmbas siia? Mis nagu... Et oma koledat üksildust veidi leevendada. Ja ise olete ka suur kokaja või mingi söögitegija? Jaa, absoluutselt. Ma iga hommikul röstin saia. Väga meeldiv. Ja. Siis see on vist teile päris suur pauk, mis te täna siin näete. Olen suuremaidki pauke näinud. Aitäh. Räägi ära, mis värk on, kui selle vedelik on liiga palju, siis kas on probleem või? Ei, ta ei ole probleem, selle probleemi ta keeb ise välja sealt. Et ta peab ootama kuni... Vedelik aurustub ära ja siis ta hakkab praadima. Et vaja on aega lihtsalt, jah? Me vajame aega. Kannatlikku meelt. Kuigi me sõime eile viimati hommikul kell 6, siis me peame kannatama. No jah. Looduses ei ole ju võtta kohe kõike. See on elu. Elu on selline. Milline? Nõmba. Jah, söögi tegemine. Nii, Eero. Mine oma kohale sinna. Sinna. Nii, kus on maitseained? Eero, räägi nüüd. Mis toimub? Lisame siia, liha on nüüd piisavalt pruunistunud, vesi on maha käinud. Lisame maitseaineid, ma arvan. Ja miukseid näiteks? Vaatame, mis meil siin kotis on paprika. Paprikapulber nagu või? Ei, pulber jah. Paneme seda pulberit. Paneme pulberit. Mis pulber see on? Paprika pulber. Näeb välja nagu riivit... Nagu paprikapulber. Nagu riivitud telliskivi, punane. Mis siin veel on? Purustatud mustpipar. Sobib. Mustpipar. Ja kes selle purustas? Ma arvan, et Santa Maria purustaja. Nii, ja siin on meil üks võlumaitseaine, see on koriander. Koriander või? Selle ma... Kas on võtme maitseaine nagu või? Minu arust küll. On jah? Selle ma purustasin ka täiesti oma väikeste kätega, nii et... Killukeste? Jah, et see läheb niimoodi, ettevaatlikult. Ettevaatlikult. Nagu neitsiga seksimine. Võib-olla. Sidrunipipar. Paneme natuke. Paneme natukene, ära pinguta nii palju. Natuke seda haput. Miks haput vaja on? Teised maitsed esile tuleksid. Täpselt. Aha. Rohutirts on õppinud.
nii, mis meil veel siin?